Tere tulemast, minu nimi on Siim Tõemets. Mina olen jätkuvalt Silver. Ja täna oleme tulnud Tallinna kergejõustikuhalli, et mõõtu võtta 7 võistluste ala erinevatel aladel. Jah, me teeme loosi, võtame pimesi 5 ala. Me ei tea, mis on iga järgnev ala, aga me teame, et kokku on 7 ala vahelt valikut, nii et vaatame, mis me siis saame. Meil on siin abiks ka õnneks üks treener, kes siis hakkab meile tutvustama siis iga ala vahetult enne siis meile selliseid strateegilisi võtmekohti ja näitab tehnilisi aspekte ette, et me veendunud, et me edukalt läbiksime kõik alad. Sest me oleme ikkagi nagu diletandid, et selles mõttes ma kunagi veidi kõrgust hüppasin siin, aga kõik muu on üsna hall ala. Jah, et saab huvitav olema kindlasti ja teeme siis alavõitudega, ehk siis kui Silver võidab kuulitõukes, saab ühe alavõidu ja nii edasi ja siis vaatame, kuidas meil siis omavahel läheb. Ja. Jõudu! Tavaiks, jõudu! Nii, ma ütlen oma 3 ala ka, ma ütlen veits vaiksemalt, Siim on kõrval, ta juba paneb, teeb märkmeid endale, mis mu need tugevused on, aga minu 3 kõige tugevamat ala on tõenäoliselt kõrgus, sest ma kunagi ikkagi olen Harju meister, on 1,90-ga vana rasv, klass on igavene, kõik jutud. Ma arvan tonn, kuna ma olen üsna palju siin viimasel ajal jooksnud ja võib-olla siis nagu, kuna põrget justkui on, äkki siis kaugushüpe võiks olla ka siuke asi, millest ma võib-olla saan parema tulemuse. Aga näeme, mis siis saama hakkab. Esiteks, ma võidan kindlasti Silverit. Mul pole lootuski, see vend on tõeline atleet, ta teeb nädalas 14 tundi kardiotreeninguid, ma ei kujuta ette, mis saama hakkab. Teiseks, ma usun, et Silver saab minult peksa, ma lihtsalt loodan, et ta komistab kusagil, sest siis nagu meil ei ole väga palju katseid, et äkki ma lihtsalt siis saan enda punktid jalavõidud kätte. Ja kolmandaks pole Silveril lootust isegi mitte, ma ei tea, lihtsalt proovime tänasega hakkama saada. Võtame siis pimesi siit 5 ala välja nagu lubatud, siis lähme ise soojendust tegema ja siis treener juba hakkab rääkima, mis järjekorras ja kuidas mingi ala siit tuleb. Ja loodetavasti me saame kõrgushüppe ka, sest et muidu ma olen väga kurb. Ma loodan kuuli peale. Nii, 4 viimane. Ma arvan, et tonn ja teivaseid siia, siis on päev korras. Ma olen siis Valter-Erik Viisel, olen tegelenud kergejõustikuga selline 13 aastat, seega peaksin enam-vähem midagi teadma kergejõustikust. Poisid on alad valinud, seega vaatame, mis loosiratas meile toob esimeseks alaks. Esimene ala on 60 meetri jooks, selle võime täitsa essaks panna. Teiseks alaks tuli koolitõuge, selle võime ka ettepoole panna. 3. ala on 60 tõke, selle võime panna kuskile keskele poole. Siis on teivashüpe, see on traditsiooniliselt peale tõkke jooksu ja viimaseks alaks tuli siis 1000 meetri jooks. Seega teine päev oleks nagu 7 võistluses nagu olema peab, aga eemale jäid siis kaugushüpe ja kõrgushüpe kahjuks. No nii, Valter, üllata meid, mis esimene ala on? 60. No see on vana ja kekatund. Alguseks väga mõnus tõestud. See on mõnus. Aga siin on vaja soojaks saada. Käsi maha, see natukene siit ja nüüd liigu. Ja. Mõlema puhul märkasin seda, et kui te stardist tulete, asjana te tõstate kohe õlad taha ja hakkate juba jooksma. 60 meetri jooks peab selline olema, et kõige paremini mõistetav, et sa pead tõusma nagu lennuk, et sa lähed ülesse. Tippklassi sprinterid tulevad sirges asendis alles selline 30-40 meetrit, aga te olite juba 5 meetriga, olite juba püsti ja hakkasite minema. See ongi see, et te kaotate sellega palju kiirust. Et proovige vähemalt essa kollaste jooneni, et õlad oleks ikka ees ja vaade oleks maha, et ei ole vaja siin ette kohe vaadata, et jooksete niimoodi. Ja proovige rohkem sellised jalad jälgivad käsisega, kui kätetöö on selline, siis samm on ka selline, kui kätetöö on selline suurem, siis jalad lähevad ka kohe lahtisema. What the hell? Kriminaalne. See mees lendas nagu rakett. No see oli hästi. Ma sain mingi Essa 5 meetriga aru, et see on läinud.
oi. no plahvatuslik jõud ongi ainuke mu trump, arvan. Et selles suhtes. Aga ka hea, esimene alavõit käes. 0 peale ei jää. No mul on nüüd see oht. Lõpetab. Nüüd peab kõrgushüppe. Võiks, kuigi, mis need esimese päeva alad üldse on, ongi 60, kaugus, kõrgus ja midagi vist veel. Ja nii. Aga kuul ongi vist või? Üllata meid, Valter. Teiseks ala, tuli 5. Kuulitõuge. Okei, sobib. See tähendab seda, et me ei saagi kõrgust hüpata või? Vaata, ei tea ju. Miks ei saa? Tardita paneks, ei ma arvan, et vahet pole. Ma arvan, et siin on oht, et mu trumbid läksid. No nii, kuul on sealpool, jah. Aga no kuul on jah, rammu on. Vähemalt see on positiivne, et midagi ära ei tõmmanud. Ja. Aga no vaata, nii korralik soojendus oli alla, et... Jah, sellest on ikka üli hea, et Valter tuli muidu oleks siin. Me oleks kahekesi oma 5 ringi ära jooksnud, siis olnud mingit oi, hakkame tegema paugutama. Kuule, ma arvan, et soovib, teeme lihtsalt siukse sörkimise vlogi. Pärast sauna. Keha jõuga siit. Davai. Oh, siin saab elada nüüd ennast välja natukene. Siin hakkavad tulema, ma arvan, halli rekord praegu. Halli rekord. Ma arvan, mul tuleb isiklik kuulis kindlasti praegu, ma pole kunagi teinud seda. Aga sul mingi tulemus kirjas või? Ei, mul pole vaata, siis on ka teha. Siis ongi isiklik, kindel. Võime teha ka nii, et meil on 3 katset, et ühe peame tegema rotatsiooniga, ühe sellega ja ühe koha pealt. Davai, võib nii ka. Okei, märk on maas. See ei õhku midagi. Aga see tõukeosa mul on segane. Kõvad vennad teevad seda, vaata. Sa oled seal. Kettaga tundub loogiline, kuuliga see ei tundu üldse. Kuuliga tundub ülikarm, jah. Aga no, ma arvan, et see on käpas. Ja pea käib ringi. Teeme kivikat, kumb alustab? Davai. 1, 2, 3. Jõudu. No ma loodan, et esimesel heitel on mingi eelis ka siis. Looda, et esimene kirja läheb lihtsalt, siis on juba olemas. Seda küll, jah. Okei. Punane. Punane. Isiklikult kirja ei saanud veel. Aga no märk on vähemalt selles mõttes, ma tean, et ma saan sinna kaugusesse, aga üle aste on ikka päris piinlik. Mis hüppe ma koha pealt siin tegin? See veel oli. Vähemalt mingi tase on kirjas. Märk on maas. Jah. Hakkasin ühest koha pealt seal ringi sees midagi hüppama üldse. Tegelikult vist peaks lohisema. Sest ma tõukasin selle eespoolus, et see va jalaga eemale. Aga kas? Okei. Muidu ikka õnne, et Siim on vahepeal sala üritamas käinud. Noh, kuule, tuleb nagu isiklik. Hästi. See oli jah. Nii, nüüd tuleb nagu päris. Natuke lisa. No siin on juba ikka läheb kriminaalseks asi. Kriminaalseks. Isiklik. Ei, siin ikkagi juba on vahe sees. Ma lihtsalt hoian energiat, vaata, siis ma ei pea nii kaugel käima järel. Okei. Sul oli juba parem juba. Veel, see on puusaga. Ja siis ma keeran siit. Muidu läheb sul jälgi. Aga ma tundsin praegu heites seda, et ma tegin seda kehaga rohkem. Siin saab stiilipunkte, ma loodan. Ma ei tea, mis ma nüüd püüdma üldse lähen. No ikka rekordid. Iga katsega paremaks. Ei tule. See oli juba palli vise, vaata. See väsinud juba, jah. Nice. Nulliring ikka, see on päris karm. Nüüd on... Sillul vigade parandusva teha ja kõik, mis plahvatusliku alad läbi, nii et mul ilmselt algab allakäik, aga vaatame. Ma avaldan vastu veel. Siin on meil jah, kõik on lahtine. Kõrgejõustiku jumalad, andke mulle üks kõrgushüppena. Ükskõik, mis järgmise tuleb. Ma räägin, see on praegu... Nii, 3. aeg, vaatame, mis Valter meile siin kokku keevitas. Täitsa lõpp. Let's go. Tõkked. Vaata. Eks siis järgmised alad on minu ennustus on Teivas ja Tonn. Ma pean tõketega kuidagi sõbraks saama. Hello!
kaameramehe poolt ka väikene tervitus teile. Seekord olen mina terve aja ainult kaamera taga, aga ma mõtlesin, ma korra ikkagi tšau ütlen. Aga jah, poisid võtavad omavahel mõõtu, nii et mina saan fokusseerida ainult filmimisele seekord. Palun ütle, et kõrgushüpped saab teha. Ei ütle. Ai, sa jälle läks. 5, 1, 2, 3, 4. Nagu päris ju. Pull, vaata, ma nüüd on raja küsimus ka, et mina võtaks selle raja praegu. Silver, kuidas sul? Vaata sinna. Teeme kivikad raja peale ka, et ma võtan selle. Ja, proovime. See võiks olla eesmärk. Ei, õnneks tuleb paremini välja, kui ma enda peas arvasin. Aga no need on mingi laste tõkked. Aga mul on see tunne, et mulle tundub, et peast tuleb hästi välja, siis pärast vaatad seda videot ja oled nagu mingi... Samas, kui ma vaatan sind, kui ma tuleb vähemalt sama hästi välja, siis on ülihea nagu. See on jumala päris nagu. Andmeid õppida, no. Mulle meeldis see, et proovi nagu minna. Ja siis vend läheb nagu täiesti rahulikult, nii sujuvalt. Ja siis kui ma proovin, siis ma hüppan nagu üle kõrgushüppe nende asjade. Valmis. Mul oli vale jalg vist ees. Oota. Ja, sorry, mul oli vale jalg ees. Siin on see nagu Usain Bolt tegi neid vale starte vahel, vaata, mängis närvidega. Kui sa nii palju treenid kestvusspordiala, siis see ei olegi reaalne, et sa lühikesest plahvatuslikest spordialast ka nii avad. Aga tunne oli hea vähemalt. Jah. Mitte nii hea kui 3 baranka, aga siin on ikka see peidetud talent. See on comebacki. Sa pead nagu aitama. Mul on tööpäev tehtud, nii et järgmised 2 plaan 1000, ma saan selge ees joosta. Vähemalt on hea see, et lõpus tonni ei pea enam nagu pingutama, et tead, et see et seal ka lutti. Jah. Ei ole võimalik. Mul on ausalt jalad väsinud juba. Mul on kõik. Kõik on väsinud. See on nii plahvatuslik või nii kiire jõuavaldus, see ikka väsitab nii teistmoodi. Nii, ja meil on siis 4. osa tulemas. Teivas hüppe. Ma teen ilma teibata seda. Mega. Väga kõva. No lähen vaatame üle, mis saama hakkab. No, ega see hullemaks enam minna ei saa. Noh, Silver, mine. No, mul on see eelis, et ma just maailmakatel vaatasin, kuidas Duplantis maailmarekordit uuendas. See eelis. See. Et siis nagu peaks... Ma nüüd... See on see. Veritab teivast. Vaata nii. See teeb nagu... Ma arvan ka, et võtan rahulikult kusagilt palju madalavalt kinni igaks juhuks. Siis ma lendan siit. Ja lihtsalt, aga kus poolt sa üldse läksid? Tipust võtad, oled haigas ka vaadanud. Või sealt poolt? Või päet ole või? Kui hea. Opa! Tavai. Me panime nüüd 2 meetrit peale. Madalamale ei saa panna seda asja. Ei, 2 peame ikka üle saama. Ja siit saab. Saame 2.40, ma ütlen, oleks hea. Okei. Oi! Siin on varu ju küll ja veel. Ma ei tea, kas lähme kohe selle tonni juurde või? Joo! Hästi joo! See on väga haigelt hirmus. Kuna mu lemmikala ei valitud, siis kui teised siin teivashüppest valmis seavad, ma lähen teen paar kõrgushüppe hüppet. Ai! Ajas maha tagumikuga.
sa kotis. Yeah! Let's go! Täitsa haige. Ai, no siin on ikka jah. Oba! Ja siis ma tegelikult kogu aeg arvasin, ma pean nagu mida lähemalt ma lähen, seda parem. Et ma pean just nagu kaugelt. Ma jätan Siimule selle 240. Ma ei tea, siin on, ma arvan, mingi mentaalne plokk on ees juba. Ma nagu, jah, ma ei saa aru, mul on see, et ma kuidagi ei tunne ennast kindlalt, vaata, kui ma jõuan siia. Aga nüüd on hea, nüüd mul on ainult tonniks vaja valmistuda. 1 punkt ikka kirja saada, muidu on eriti piinlik. Oba! Õlaga läksin pihta, aga joppas. Proovime 240. Ma pigem jätan siin hüppajatele selle asja. Läheb, oi! Õlaga läksin pihta istele. Aga muidu kõik klappis. Proovin ühe korra veel. Ma hakkasin juba korralikult tagurpidi saltosse. Aga las jääb nii, ma tunnen, et kerge väsimus on sees. Oleme jõudnud viimase alani ja vaatame, mis selleks on. Trummivõrin, tonni ei oleks jõuks. uskunud arvata. Vähemalt Silver, ma luban, sul nulli peale sa ei jää ja mitte sellepärast, et ma annaks sulle selle võidu. Nüüd lõpuks on minu ala. See tuleb, siin Silver on kohe vihane, ma arvan, aga ta tuleb ringiga, mitme ringiga, ma arvan. Me tegime siin hooaja alguses, kui mul hakkas triatloni hooaeg, siis ma tegin 5 tonni jooksu siin nagu testi, vaata, näha, kuidas vorm on. Siis ma siin, see on nagu kodustaadion, vaata, ma olen siin juba 5 kiltsa jooksnud. Mega, aja veel mulle hirmu nahka. No nii, aga siin ei ole midagi, tahab rajal minna jagu anda. Aga sa lähed nagu ikkagi full sendi tegema või? Ei, mul on riied täiesti läbi, ma ei tea üldse, kus ma joosta. Siis ma saan ikka jäppida. Ma mõtlesin, kui sa lähed mingi 3-0 jooksma, siis... No mul on gildi rekord kuskil mingi lõigutrennide sees tehtud, ma ei ole nagu niimoodi gilti jooksnud kunagi aja peale. Mul gildi rekordit ei ole, mul või nagu ütleme tänase päeva alguses mõtlesin, et kui see tonn tuleb, et see on ülihea, et ma saan see gildi rekordi täna hea ära fikseerida, saan seda teha nagu nii hea jooksja kui Silveriga. Aga praegu tunduvad jalad päris tõssid olevad, et mul siin mingit väga head aeg kindlasti ei tule, aga no mis ajaga sa lähed jooksma? No mõtle, ma tegin just nädal aega tagasi maratoni keskmise tempoga 4.35. Võiks teha mingi minut kiiremini ikka gildi kohta. 3.35 või? No tegelikult äkki siis paneme niimoodi, et 40 sekki ring, 3.20. 3.20. Ma ei tea, alla 4 saan olen rahul juba. Oi, saad. See on alahindamine, ma arvan. Sul on ikka... Mul on päriselt jalad täitsa läbi. Sa näed, mulle kuradi katsudes valus rõi esiosa juba. Valmis olla start. Nii. Mul jalad on tõesti pehmed. Oh. 3.12. Päris raske oli ikka. Värsket jalgadega võib-olla jookseks sinna 3 paar sekki peale ära. No, jah, ma ütlen ausalt, et ma isegi tundsin ka, et need reied ikka on tööd teinud nagu. Alaveit. Viimane ala loeb, jah. Just, nagu ikka. Kui sa mulle selle 39 ütlesid, mõtlesin pekki, nüüd on veits raskem juba. Aga Siim oli nagu Tauru Vedvur mul seljas kogu aeg. Siis ma teadsin, et ma ei saa nagu alla lasta tempsi. Aitäh väga. Kuule, suured tänud. Aitäh sulle. On kaunis higine, aga... Kõva. Eks ma arvan, et Eestikatel näeme, ega siin muud ei ole. Me küll publikus, aga... vaatame seda. Jah. Ma jätsin mikri peale, mõtlesin, ma vahepeal jooksul saan rääkida, aga Siim oli mul nii kukil, et ma ei saanud nagu võtta seda hetke. Ma ütlen ausalt, esimesed 3 ringi tundus suht nagu isegi lihtne. Jah. Ma arvasin, et ma ei jõua üldse järgi püsid nagu, siis ma sain aru, et saab ka nagu rahulikumalt. Ja siis lõpus, seal ma mõtlesin, et tõstan, aga sa vana raisk tõstsid ise ka tempat. Ja siis ma olin aru, et okei, mõim on kohe küpse.
siis ma otsustasingi ära, et sirge peal seal lõpus ma võin panna nii palju, kui tuleb. siis õnneks sai sind ehmatada korraks. no ma nagu mõtlesin, et noh, kurvist vaata, ma nägin umbes, et sa oled mingi paar sammu taga, onju. siis ma mõtlesin, et äkki sa ei hakka mulle nagu tegema seda peapallu. ja siis ikka, et Marleen on mingi Siim tuleb, mõtlesin, oh no. ja, et oli see väike ekstra käik veel panna ikka. tänane väljakutse sai siis selline. Silver, kuidas läks? no ma sain 1 punkti ja selle kõige otsustama viimase, et päris hästi. et jah, seekord 7 võistluses 5 ala 4-1, järgmine kord äkki suvel proovime teha 10 võistlust. vaatame, kuidas nagu tungi on, kui inimesed tahavad, siis me hea meelega proovime. et jah, aga ma olin väga-väga rahul, et niisugune väike tore väljakutse siia laupäeva hommikust sai oma võimeid kontrollida ja suurid tähed ka Valterile, kes oli siis meil abiks terve aeg ja aitas meid kõikide tehniliste küsimustega. jah, ja talle kindlasti edu ka, kui siin varsti hakkavad hooajavõistlused pihta, siis saame kaasa elada, vaadata, kas meie ette näidatud asju suudab nagu paremini ise ära teha. ja, et kas Valter lõpuks saab sellest teotüppe 20 üle või ei saa. vot, aga aitäh teile ja järgmise korrani. jah, davai.